tekitas väga palju tähelepanu rahva hulgas meie ajaloolaste noorema põlvkonna välja antud Eesti ajaloo köide, kus läheneti meie keskajale natukene teisiti, kui meie oleme arvanud. Arvan, et see oleks imede ime, kui oma 22 aastaga oleksime järgi jõudnud demokraatlikult arenenud vabadele riikidele, kas või Põhjamaadele, kellega 30ndate lõpuaastaid möödunud sajandil olime üpriski võrdsed nii majanduslikult kui kultuuriliselt. Auväärsed külalised, head sõbrad. Äsja kuuldud sõnadega algas Eesti Vabariigi sünniloojuures üks olulisemaid dokumente, manifest kõigile Eestimaa rahvale. Mul on hea meel teid tervitada Eesti Vabariigi 95. aastapäeva. Äsja laulsime siin hümni ning see oli meie jaoks meeliülendav hetk. Võimalus hümni laulda tundub meile täna nii iseenesestmõistetav, nagu paljud meie elus toimivad asjad, mida olevat annab pidama elu loomulikuks osaks. Eesti rahvas oma kodu, ta vahepeal oli varjusurmas, kuid ka vabariigi taastamise järel asutud uuesti kaitseliit ja praegu ta areneb. Ka toredad laululapsed väljaspool Eestit, Luksemburgis. Ma olen väga tänulik oma perekonnale, oma lähedastele toetuse eest. Ma tänan kõiki oma endisi ja praeguseid koorilaulju nende imeliste hetkede eest, mida muusika pakub. Ja loomulikult tänan ka ilma Inna selle auväärse tiitli eest ja püüan ka edaspidi olla selle tiitli väärne. Minu lapsepõlv on möödunud siin linnas päris palju, sest Elvas elas minu vanaonu ja minu isa poolt siis sugulaste lapsed saime siin kogu aeg kokku ja ma tunnen seda linna väiksest pärast päris hästi, aga nüüd on see linn nii palju muutunud muidugi ja ma väga tihti siia ei sattu, aga mul on siia väga hea meel olnud tulla ja on ka praegu. Nii et ma väga tänan, et te kutsusite ja ilusat pidupäeva meile. Eesti on nii rikas maa muusika poolest ja me toome teile kingituseks ühe väikse kimbukese Eesti helilooja.